Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime logo programmeerimisest. Tegelikult siis see logo on hariduslik programmeerimiskeel, mis juba loodi 1967. aastal ja just selleks, et siis lastel oleks kergem programmeerimist õppida. Ja üheks märksõnaks on seal enamasti see, et käske täidab seal kilpkonn. Et mõnikord on see kilpkonn selline kolmnurgakujuline, mõnikord on ta päris kilpkonnakujuline. Ja siin on nüüd näiteks näide ühest sellisest logo programmeerimiskeeles toimetavast programmist ja ongi näha, et siin keskel on kilpkonn, ta on joonistanud joone, see on siis see kilpkonnaaken või kilpkonnaväli ja all on siis käsurida, kus me anname siis kilpkonnale erinevaid käskusid. Me peame tundma seda programmeerimiskeelt, et kilpkonn meist aru saaks ja kui me oleme käsu andnud, siis me vajutame run, et käivita või siis puhastame kogu ala ära, klõpsates nupul clear. Ja tegelikult siis logo programmeerimise käsud on tulnud inglise keelest, nii et me peaks natukene seda keelt tundma ja on olemas pikem käsk, forward näiteks ja lühend sellest FD, mis siis tähendab edasi. Back, lühend BK, tähendab, et kilpkonn läheb tagasi. Väga oluline käsk on clear screen, CS, puhasta kogu kilpkonna väli. Siis right tähendab siis, et ta pöörab paremale ja left, et ta pöörab vasakule. Ja et asi oleks lihtsam, siis ongi meil toodud siia need lühendid. Ja ma võtan korra selle keskkonna lahti ka, et vaatame, et kui ma nüüd näiteks siin trükiksin FD tühik ja 100, siis kilpkonn läheb edasi. 100 väikest sammukest. Paneme FD ja kirjutame siia 10, siis näete, nüüd ta ütleb mulle, et ma tegin vea, et hästi oluline on süntaks või hästi oluline on see, kuidas te kirjutate, et ma pean siis alati panema FD, siis paneme tühik ja kui ma nüüd kirjutan 10, siis ta läheb edasi. Ja pööramiseks näiteks siis oli pööra paremale, RT, nii anname talle näiteks, paneme 50, siis ta 50 kraadi pöörab paremale. Panen jälle FD, 20, liigub edasi. Ja tegelikult hästi oluline on see, et me natukene ka teame matemaatikast, kuidas mõõdetakse nurki. Et matemaatikas mõõdetakse siis nurki kraadides ja kui on tehtud siis täispööre, siis see on 360 kraadi. Kilpkonna puhul meil on ka teinekord vaja teada, kuidas ta siis kuhu pöörab, et kui ta teeb siis sellise täisnurga, siis see on 90 kraadi, siis me peaksime panema RT 90, pool sellest on 45 kraadi, näiteks RT 45 ja siis selline, kui me tahame, et ta täitsa otsa ringi keerab, siis see on 180 kraadi. Nii, ja siin on veel hulk materjale, kust on võimalik siis logo kohta täpsemalt lugeda. Aga ma arvan, et nüüd on aeg siis logo lahti teha ja tööle hakata.